kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Tänane veebiraadio erisaade on pühendatud Arengumaagia 2026 suvisele kokkutulekule, mis toimub 3. kuni 5. juulini Vormsi saarel Keresläti külas. Tänases saates osalevad maakravitseja vaimse õpetuse Arengumaagia looja Hannes Vanaküla, elukeskkonna ja rahvastiku arenguselts Einar Eiland, Kungla rahva liikumise eestvedaja Margo Maripuu, pärimustarkuste instituudi asutaja ja konservatiivne metoodiline anarhist Mark Valkma. Saadet juhin mina, Maarja Maripuu, uudisteportaali eestieest.com toimetaja ja saatejuht. Tuletame kuulajatele meelde, et selles saates avaldame üksnes oma isiklikke mõtteid, hinnanguid ja seisukohti. Alustame saatega. Nädala jooksul olen kirja pannud mõned mõtted ja tähelepanekud, mille nüüd teieni toon ning mida arutame ühiselt koos tänaste saatekülalistega. Miks ja kuidas hävitatakse soorollide tähtsust tänapäeva maailmas? Aina enam näeme, kuidas traditsioonilisi soorolle püütakse hägustada erinevate riiklike programmide, ideoloogiliste suundumuste ja ühiskondlike kampaaniate kaudu. Selle tulemusena julgustatakse naisi võtma üha enam üle rolle, mida on ajalooliselt peetud meestele omaseks. Samal ajal, kui traditsioonilisi naiselikke väärtusi, pere hoidmist, laste kasvatamist ja kodu eest hoolitsemist kiputakse pidama vähem tähtsaks või isegi aegunuks. Sama näeme, et ka mehed eemalduvad järjest enam oma traditsioonilisest rollist olla pere ja kodu kaitsjad, vastutuse kandjad ning tugevad eeskujud. Nii tekib olukord, kus mees ja naine justkui vahetavad omavahel kohti, kuid bioloogilisi ja loomulikke erinevusi ei ole võimalik täielikult kaotada. Mees ei hakka kunagi sünnitama ning naine ei pea tingimata võtma enda kanda kõiki neid ülesandeid, mida on ajalooliselt täitnud mehed. Inimeses ja ühiskonnas nihestatakse selle kaudu tasakaalu seisundit, mis eristab inimest loomast. Kui inimene ei täida oma soorolli nii nagu mis tahes loomakarja püsima jäämine seda nõuab, siis millise inimese formeerimisega me üldse tegeleme? Või kas teda saab üldse inimeseks nimetada? Kust läheb piir looma ja inimese vahel? Seda nihestatust lõhub ära rollid mehe ja naise vahel ega võimalda luua perekonna tekkeks vajalikke energeetilist sidet. Kas tegemist on loomuliku ühiskondliku arenguga või teadliku protsessiga, mille eesmärk on muuta inimeste arusaam perekonnast, sugudest ja nende rollides ühiskonnas? Millised võivad olla selle muutuse pikaajalised tagajärjed lastele, peredele ja rahvaste kestmajäämisele? Kuidas kommenteerite? Ja siinkohal laseks kohe otsa lahti teha Hannes Vanakülal, et sai ka siin saate alguses mainitud Arengumaagide suvepäevi, et alustaks selle tutvustusega. Palun, Hannes. Noh, nii nagu juba teada on, et see suvepäevad on 3., 4., 5. Aga mis on väga oluline, seal all on ka mu telefoninumber, et varakult, esmaspäev, teisipäev antaks mulle märku, et kes tuleb. Sellepärast, et vaata, kuna ta on Vormsi saar ja ta pood on kaugel ja toitlustust ei ole, siis ma inimesi toitlustan ise. Ja vaata, kui mul ei ole infot, kui palju inimesi tuleb, siis ma ei tea ka varuda. Ja sellepärast ma tahangi aegsasti, et mulle öeldaks, kes on tulija. Ütleme, seal on niimoodi, et ööbimine on telkides. Võib-olla kui mõni üksik erand tahab, eks ma saan ikka majutada kuhugi majja ka, et pole hullu, et kui kellelgi pole telkimisvõimalust. Söök on koha peal 3 korda päevas, tegelikult on reede õhtul, siis on laupäeval 3 korda ja pühapäeval siis hommiku ja lõunasöök. Ja
kohale ongi niimoodi mõistlik tulla 18 praamiga. Noh, võib ka varem, ega keegi ei keela. Ma võin ka vastu tulla sadamasse, et viin ise külla inimesed. Ja noh, koha peal siis on loengud, pesta saab saunas, on olemas pesemisvõimalused. Ja loomulikult ka üks väga oluline asi, et hind. Hind on selline tagasihoidlik, ei oma kasumit, puhtad kulud ja see on 90 €. See sisaldab neid sööke ehk 5 või 6 korda, ütleme niimoodi, pluss saunad, tasuta kohvi vahepeal. Kahjuks alkoholi see ei sisalda, nii et kui keegi tahab papsu võtta, ma ei keela, ausõna, ma ei keela, aga ma ei taha, et tehakse rumalusi. Ja noh, võib-olla, mis ma selle arengumaagi kohta ütlen, et miks ma selle tegin, see on väga lihtne põhjus. Vaata, eestlased, meil on kogu aeg, me tahame vabad olla ja see on täitsa normaalne soov. Aga kahjuks ka kultuuri osa on ka vaimsus. Ja nii kaua, kuni me kasutame võõrast vaimsust, ega ma ei ütle, et see võõras vaimsus halb oleks, aga me jääme sõltuvaks ja võõras vaimsus saab alati dikteerida, mida me tohime, mida me ei tohi. Et see oligi põhjus, miks ma lõin enda vaimsuse, et olla täiesti sõltumatu ja vaba. Aitäh, Hannes. Aga mida sina arvad siis selle püstitatud saate teema kohta, soorollid ja soorollide hägustamine? Noh, mina ütleme, käsite maailm ikkagi kui maagianõid ja ma defineerin kohe kõigepealt, miks on sugu vaja. Vaata, ega vana jumal ei ole meid asjata loonud meheks ja naiseks. Ja asi on tegelikult väga lihtne põhjus. Toome näitena kasvõi keemia. Vaata, kui sa oled neutraalne osake, sul ei ole sugu, sa ei võta osa. Sa oled oma ette, sa ei reageeri, sa ei suhtle. Ja vaata, nii on ka inimesega. Tal peab olema sugu. Ja kui tal on sugu, siis see võimaldab meil suhelda, kontakteeruda. Ja selleks ongi loodud mees ja naine. Aitäh, Hannes. Aga siinkohal, Margo, on sul mõtteid? Palun. Nii, tere. Mina Margo Maripuu. Ja me just lõpetasime selle otsustusfestivali ja me selliste küsimusteni ei jõudnudki, aga mis selle mehe ja naise soorolli siin puutub, siis eks see hägustamine ole valitsemiseks vajalik. Kõik, mis on segane, segases vees on hea kala püüda ja kõik, mis sinna puutub, et seda kasutatakse lihtsalt ära siis inimeste valikute segamiseks. Ja see, et mehed ennast naistena riietavad ja elavad naistena, seda on olnud läbi aegade põlisrahvaste juures samamoodi. Võta siin indiaanlased, kus on seda dokumenteeritud. Seal peeti seda nii-öelda õnnistatud seisundiks. Mees saab vaadelda elu läbi naise silmade nii-öelda ja anda seda informatsiooni niimoodi, et ta mõistab seda nagu lahterdada ja seletada, mida üldjuhul siis naise puhul ei oodata. Et mina isiklikult enda arusaama kohaselt näen, mehel ja naisel on ainult üks erinevus, see on geomeetria ülesehitus. On siis maa tetraeder, mehel suunaga ettepoole, naisel tahapoole. Kõik ülejäänud geomeetriline ülesehitus, energeetiline tasakaal on kõigil on sama. Ja vahe siis selle tetraedri asetuses on see, et üks näeb elu läbi loogika ja teine läbi tunde. Ja see on see, mida siis on räägitud, et püüa siis naist mõista või naise loogikat ja naise loogikast aru saada. Ja tegelikult see ongi võimalik läbi selle, kui sa vaatad läbi tunde seda elu. Mina olen seda ise isiklikult kasutanud ja selle koha pealt
on naise vaatlemisel kõigepealt tuleb see tunne, sellest tekib see pilt ja siis oskad seletada ja suurem osa naisi ei oska ka siis seda seletada. Aga kui sa kõrvalt seda jälgid, siis on võimalik nii-öelda naisest siis aru saada. Mis nende koostöösse puutub, siis mees ja naine ei ole vastandid, ei pea täiendama üksteist. See viitab pigem pooleli olevatele õppetundidele. Kui sa tahad edasi areneda selliselt, et see oleks püsiv ja jätkuv ja pikaaegne nii-öelda kooselu ja koos arenemine, siis mõlemad peavad saama tasakaalu ennast. Ja kaks tasakaalu koos loovad siis selle uue tuleviku nii-öelda, tekivad valikuvõimalused. Sest nii kaua, kui sõltutakse õppetundide täitmisest, nii kaua tegelikult valikuvõimalusi väga palju ei ole. Seda mõni nimetab siis karmaks nii-öelda. Teisipidi võib seda võtta iseenda mõistmine. Aitäh sulle, Margo. Siinkohal Einar, äkki sul on teaduslik väljund sellele? Palun. Tead, ei ole, aga ma tuletaks Hannes Vanakülale meelde, et tegelikult on ju selle konverentsi või kokkusaamise või suvepäevade, kuidas me seda nimetame, et teemaks see, et kuidas alateadvus toimib ja kuidas parasiitlus seda ära kasutab, et võib-olla Hannes Vanaküla teeks sellele teemale ka sissejuhatuse, et siis tõmbab kohe selle spektri laiemaks ja võib-olla ta räägiks ka natukese sellist ajaloolist aspekti, et kui kaua seda arengumaakide suvepäevasid või konverentsi siis on peetud ja kas me saaksime ise ka võib-olla seal osaleda mõne loengu jupiga või kuidas see võiks olla, et kas oleks nagu teretulnud sellised ettepanekud sulle? Aitäh. Jah, Hannes, palun. Nii, ütleme, vaata inimühiskonnas me oleme küll kuulnud alateadvusest, aga see on selline väga huvitav teema, nagu eriti ei taheta rääkida. Ja vaata nüüd jälle ka lisaks tahaks öelda, et jah, peale väliste tunnuste, et me oleme mees ja naine erinevad, ka meie alateadvus tegelikult töötab natikene erinevalt. Ja alateadvusest ma olen ära kaardistanud selle osa ja väga huvitav on niimoodi, et maailmaga mees peaks tegelikult nagu töötlema alateadvusest maailma ehk keskkonda läbi ja see jaguneb 7 osaks. Naine peaks nagu töötlema enda isiksust, individuaalsust ja see koostab 5 osast. Ja siis, mis on väga oluline, vaata meie ühiskonnas on suhe nagu 1, aga tegelikult on suhtevorme 6. Nendest võib-olla hiljem räägime. Ja vaata nüüd ongi vanajumal loonud meid niimoodi, et nagu 1 osa on antud naisele, teine osa mehele. See on pluss ja miinus. Ja kuna niimoodi on loodud, siis me ei saa tegelikult ilma naiseta ja naine ei saa ilma meheta. Näete küll, kogu aeg tõmbub meil otsapidi. Me tõmbub kokku. Ja vaata, nüüd ongi see üks väga huvitav asi, kuidas ühiskonna programmid panevad või manipuleerivad. Ja võtame kas võigi näiteks praegu on ju levinud selline asi nagu sooneutraalsus. Et kõik on võrdsed, kõik on ühesugused. Aga vaata, selle peale ei tule loogikaga, et kui me oleme täpselt ühesugused, siis me ei näe enam vajadust teise järgi. Kui näiteks mina kui mees, ma olen nii mees kui naine, kas mul on siis reaalselt üldse vaja naist kodus? Ei. Aga kui mul ei ole naist vaja kodus, siis ma jään üksikuks. Ja vaata, siin ongi kogu point. Sooneutraalsus tekitatakse meile ühiskonnas pildiga, et me ei suhtleks oma vahel. See ongi asja võti. Aga vaata, kui me ei suhtle oma vahel, tead, kui hea siis manipuleerida. Jah, annan edasi. Ja, aitäh. Aga siinkohal
just tuli ka Einarilt see küsimus, et kui pika traditsiooniga need suvepäevad või sinu liikumine või kui vana ta on? Kõik esimese suvepäeva tegin aastal 2004, no nüüd on 2006, see tähendab seda, et on juba 22. Suvepäevad. Ta on ikka päris pikk. Päris pikk ja see on siis nii-öelda iga kord erinevates kohtades või alati Vormsil? Algusest oli niimoodi, et ta oli ka erinevates kohtades, aga lõpuks jäi ta Vormsisse, sest vaata ikkagi, kui rahvas tuleb, siis on vaja nagu toitlustust teha ja vaata võõras kohas on selle toitlustuse ja ütleme, see organiseerimine on natuke rasketatud, aga mul on olemas toitlustus, mul on olemas välitelk, kus saavad istuda, et teeb raskeks erinevaid kohti teha. See on üks kindel koht, kus mul on kõik valmis. Loomulikult see hoov on suur, lai, üle hektari, kus saab telkida, et näiteks kui mõni inimene tahab privaatsust, on täiesti võimalik. Ei ole sellist muret, et mul on kõik pead-jalad koos. Ja, selge. Aga siinkohal annaks Mark sulle sõna, palun. Ja, nüüd mitut eelnimetatud punkti kommenteerin kõigepealt üle, et Margo nimetas seda jah, et juba ajalooline taust on sellel mitmesoolisusel, aga ajaloolise tausta taga on niisugune pika habemega lugu, et väga palju on teada vanas Pärsia kultuuris, sumeritel ja ka Ameerika indiaanlastel selliseid juhtumeid, kus kohas ühel või teisel põhjusel oli lähisugulus abielusid. Ja nende abielude puhul ma ei hakka nüüd geneetikasse süvati sisse minema, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et on dominantsed geenid, mis muutuvad retsessiivseks, nad hakkavad korduma järglastel ja kui on sarnase genotüübiga inimesed, mees ja naine, lähisugulased, õde, venda, ema, poeg, isa ja tütar, seda juhtus läbi aegade väga tihti erinevatel põhjustel kultuuriliselt, siis sellisel juhul retsessiivsed geenimuutused kandusid edasi, kandusid edasi ka nende muutuste kaudu esile tulevad patoloogiad. Ja sellest vaatevinklist näen mina siis seda probleemi, nii et kui keegi tahab öelda, et ma LGBTQ või ma ei tea, kuidas nad ennast kutsuvad, inimesi nimetan geneetilisteks väärastusteks, siis ma tegelikult jään enda juurde kindlaks, sellepärast mina näen ainult põhjust tagajärgs joostes neid protsesse. Ja siin on ka väga selged seletused, kuidas moodi kujuneb välja sugu, kui toimub spermatosoidi ja munaraku ühinemine, siis esimese 3 nädala jooksul kujuneb välja tegelikult XX kromosoomide põhine ühendus. Järgmise 3 nädala jooksul kujuneb välja teatud eeldustel Y-kromosoomi liides. Ja kui nüüd on retsessiivsete geneetiliste mutatsioonidega tegemist, ehk siis kõige rohkem on seda lähisugulaste omavahelises suhtlemises, seksuaalses suhtlemises seda tagajärge näha. Ka kuningate perekondades praegusel ajal ja valitsejate perekonnas, vaadake kas või Rootsi kuninga venda. See on niisugune mutatsioon, mis on kirjeldatud siis rahvusvahelise patoloogia registris, väga täpselt selle tulemit võib igaüks lugeda sealt, siis ei jää arvama, et see on minu mingisugune oma välja mõeldud versioon selle elu käsitlusel. Ja siis võibki juhtuda niimoodi, et on siis XY, XXY kombinatsioonid, kus kohas vastavalt hakkavad domineerima meheks XY kombinatsioonis sündinud inimesele või sündiva inimese lootes
hakkavad välja kujunema sisemised suguorganid sellised, kui on nad ette nähtud naisele, aga välised suguorganid meenutavad pigem meest ja vastupidi. Ja need on need 2 tüüpilist juhtu, mida on kirjeldatud ka sumerite ajalooliste ürikute, nende kiilkirja tahvlite peal. Seda on kirjeldanud ka Pärsia kultuur ja seda on kirjeldanud ka indiaanlaste pärimus, mis on kestnud ka tänapäevani. Sellest ka keskajal leidsid kinnitust juhtumid, kus kohas lähisugulaste kuningate perekondades sageli oli järgmine kuningaks saav inimene oli imbetsill. Ta tuli toime söömise joomisega, vajas väikest abi igapäevastes toimingutes, aga ei olnud päris tavapärane keskmine normaalne inimene. Nii hakkasid nad liigitama neid inimesi, neid juhtumeid mitmesse erinevatesse kategooriatesse. Aga see on nüüd asja üks pool. Seda võib igaüks juurde lugeda. Võtke ja vaadake inimese füsioloogia, tõenäoliselt on see tõlgitud ka eesti keelde omal ajal, 30 aastat tagasi. Niisugune paks raamat on, umbes 5500 lehekülge, aga tasub läbi lugeda ja seal on siis omaette sellest võimalik sirvida. Ja siis on rahvusvaheline füsiopatoloogia register, kus on väga täpselt nende erinevate patoloogiate või haiguste kirjeldused ja on siis proovitud seletada tänapäevase teaduspõhiselt nende põhjuseid. Minu jaoks alati jääb see põhjus-tagajärg seos. Kui üks pool asjadest puudub, siis sellisel juhul ma ütlen, et ma ei arvesta sellega, siis on see kellegi arvamus või külajutt. Aga Eestis, meie 100-soolises Eestis nüüd räägitakse sellest, et on sotsiaalne sugu. Tegelikult on määratletud juba väga vanast ajast siis erinevaid inimeste sugusid. Esimesed kirjad sellest on siis meresõitja Vaasa, Cabeza de Vaasa, siis kui ta 1530 käis praeguse Florida rannikul ja kohtas kohalikke indiaanlasi ja nägi, et üks osa naisi olid riietatud meeste moodi ja üks osa mehi oli riietatud naiste moodi ja nende välised suguorganid olid ka, meenutasid pigem vastassugu ja nad olid seotud nende töödega, mida need mees-naised või naismehed, mida tavaliselt tehti kodus vastassugu poole pealt, nii et kui mehed olid tugevamad ja tegid seal relvi, siis naised olid rohkem haaratud kodutööde, põlluharimise ja toitlustamisega ja riiete õmblemisega või rõivaste, siis riiet oli ja ei olnud. Ja need tööde jaotused olid ka nende väärastunud sugude. Väärastumine ei ole mingisugune paha sõna, mille pärast keegi peaks nüüd minema kiiresti mulle politseis avaldus tegema. See ongi väärastumine, geneetiline väärdes on tegemist. Aga ta võib muus mõttes toimida teiste inimestega võrdselt, olla kellegi perekonnaliige, oodatud laps, armastatud kaaslane ja see ei vähenda tema väärtust inimesena ühiskonnas, kus kohas väärtustatakse igat sündivat võimuliiget ja pereliiget. Ja siis meie Eesti-poolne teadusharidus ja ma ei tea, mis minister ta kõik kokku on, räägib siis sotsiaalsetest sugudest, mida on Eesti teadlaste konsensuslikul otsusel määratletud umbes 20. Ei ole ma saanud vastust, kuidas neid nimetatakse. Aga mina tean, et juba vanast ajast on bioloogiline sugu olnud kõikide aluseks. Niimoodi nagu rääkisid minust eelkõnelejad praegu, nii on ta olnud teatud põhjustel ja täiesti loogilistel põhjustel soo määramise aluseks. Ja nii oli ka ta vanadel sumeritel, oli ka pärslastel ja oli indiaanlastel, kellest on jäänud maha kirjeid. Ja sotsiaalne sugu viitab küll ühiskondlikule ootusele,
meil on kujunenud eri kultuurides välja, mida peetakse normaalseks, et teeb naine, seda siis tavaliselt kodus ei tee mehed ja vastupidi. Ja nüüd see sotsiaalne ehk siis liigisisene isenditevahelise suhtluse põhine rollide jaotus on erinevates kultuurides natukene varieeruv. Kõigest hoolimata on tegemist ikkagi sellise välja kujunenud traditsioonilise tööjaotusega ja tegevusjaotusega. Sotsiaalne sugu taandatakse alati lahti mõtestamisel kahele aspektile. Üks on mehelikkuse aspekt ja teine on naiselikkuse aspekt. Ehk siis sotsiaalne sugu on tinglik mõiste, mis lähtub bioloogilise soo määratlusest. Juriidiline sugu on üldse absurdum. See tähendab seda, et vastavalt sotsiaalsele käitumisnormatiividele, mida perekond hindab, kui kultuuriliselt peetakse rätsepmeistriks kodus naisterahvast, kes nööpõmbleb ja pükse teeb, siis kui mõni mees seda teeb, siis on võimalik talle riiklikes registrides väljastada dokument selle kohta, et ta on naine. Albaanias on tulnud ette juhtumeid, kus kohas paljud poisteks sündinud inimesed on lasknud endale väljastada dokumendi, et nad on tüdrukud. Ja teame ka viimastest suurtest võistlustest, kuidas moodi mõni poksija, kes on tegelikult tugev ja treenitud mees, võib peksa anda poksiringis mõnele naisele, sellepärast et dokumendi järgi on ta naine. See on nüüd tegemist juriidilise soo määratlusega, ehk siis dokumenteeritud, ühes piirkonnas dokumenteeritud soo määratlusega. Aga mis on siis see juriidiline, mis me räägime ladina keeles, räägime eesti keeles, õiguslik soomääratlus on see. Mis määrab õiguse? Õiguse määrab ühepoolselt võimupositsioonilt direktiivide, määruste ja seadustega kehtestatud kord sellel territooriumil. Ja kui seal on ühepoolsete kokkulepetega ehk siis käsukorras, kokkulepped on alati kahepoolsed, käsukorras on kehtestatud selline variant, et juriidilist sugu saab kehtestada sõltumata bioloogilisest soost. Minu jaoks on see absurd, aga sellele praegu toetub ka Euroopa Liidu areng. Aga sotsiaalseid sugusid väidavad nad juba, et on olemas, kuid nii juriidiline kui sotsiaalne sugu oma määratluse toetub ainult bioloogilisele sünnipärasele soomääratlusele. Ja ma ei hakka nüüd pikalt vahele rääkima sellest, mis ma siin välja kirjutasin, aga ma veel kordan korraks üles, et siis need tüüpilised geneetilised hälbed, testikulaarne feminiseerumine meestel või adrenogenitaalne sündroom naistel on põhilised variandid, mis geneetiliselt kaasa sünnivad inimestele teatud tingimustes ja nad on geneetiline väärastumine. Nii saab neid eristada nii välise kui sisemiste analüüside kaudu tavalisest, normaalsest, bioloogilisest mehest ja naisest. Nii me saame juba 4 sugu. Aga kuna mõlemad versioonid esinevad veel võimendatud kujudel, siis me saame 2 sooliiki ehk väärastust juurde. Nii on 4 tüüpilist väärastust ehk patogeneetilist, patofüsioloogilist sugu ja 2 bioloogiliselt normaalset sugu. Õnneks enamus patofüsioloogilisi väärastusi ei ole ise paljunemisvõimelised, aga väga sageli ikkagi on. Nii on teada, et arvestatakse, et kuskil 0,2–1%
neid väärastusi võib olla paljunemisvõimelised, täpselt samamoodi nagu on natukene erinevad on hobueesid ja muulad. Ühtedel on isaks eesel ja teistel on siis hobune. Nad umbes 100 000-st üks kord võivad siis teise liigi esindajaga saada järglasi. Et need on jällegi geneetilised mutatsioonid ja erivormid. Ja sellest lähtuvalt ma seda asja vaatangi nii, et ma vaatan, kui valitsus soosib sellise ühiskonna kujunemist ehk siis sotsiaalse soomääratluse kujunemist, siis ta soosib tegelikult haige ühiskonna tekitamist kunstlike meetoditega ja seda siis õiguslike korra regulatsioonide kaudu proovitakse suunata nii, et antakse geneetilistele väärastustele teatud eelised, nii et ka normaalsed inimesed, kes bioloogiliselt sünnivad täiesti keskpärase heade omadustega inimesena nii meheks kui naiseks, hakkavad ühel või teisel põhjusel valima endale vastassoo määratlust. Toon kohe näite, et ei arvaks, et see on minu mingisugune hundi unenägu. Taimaal. Minge käige reisige. Väga paljud inimesed kindlasti, kes kuulevad ja näevad meid praegu, siis on ka Taimaal käinud ja näevad tihti peale seda, kuidas vanaprouad Saksamaalt ostavad neid noori poisse, kes on riietatud naisteks. Miks pärast nad seda teevad? Sellepärast, et poistel ei ole võimalik ellujäämiseks seda minimaalset toiduraha seal nii kergesti teenida kui tüdrukutel. Ja nii nad proovivad siis tüdrukutena müüa ennast seksuaalprostituutidena. Ja see on ühiskondlik surve, mis on meeste ja naiste rollid selliselt jaganud, et tütarlastel on see võimalus, poistel ei ole, ja kui poisid ennast tüdrukuteks riietuvad ja usaldusväärselt käituvad saksa turistidega, siis paljud üksikuks jäänud saksa pensionärid naised enamasti on väga ahvatlust täis ja ostavad siis 20 € eest nädalaks endale sellise poisi, kes välja näeb nagu naine. Ja toovad endale Saksamaale nüüd koju ka, aga see on juba omaette teema, aga see on Euroopa Liidu ehk siis meie haldusriigi praegu selline pikaajaline poliitika olnud. Ja nüüd proovitakse seda siis etalon näidismudelina rakendada õigusliku korra regulatsioonide kaudu Eestis, kuna kui sa hakkad selliseid asju tegema Saksamaal, Prantsusmaal või kuskil rohkem rahvastatud piirkonnas, siis sellest tekib tohutu vastasseis. Aga väikese mudeli juures, kus kohas territoorium on ainult 43 000 ruutkilomeetrit ja inimeste arv on alla 1,5 miljoni. Siin on kerge läbi viia selliseid eksperimente kogu rahvastiku areaali, ühe kultuuri ja keelkonna põhise areaali on võimalik läbi viia selliseid eksperimente ja vaadata, mis siis juhtub, kuidas rahvas sellega kaasa läheb, kuidas ei lähe, millega ollakse nõus, millega ei olda nõus ja proovitakse siis neid regulatsioone vastavalt sellele sõnastada ümber, et inimesed ei oleks vastuolus regulatsioonidega, võtaksid neid vabatahtlikult vastu ja selleks on eufemismika. On üks pool, teine pool on see, et inimesed viiakse majanduslikult nii madal seisu, et nad on sunniviisiliselt, vabatahtlikult võimelised tegema selliseid tegusid, mida nad siis ei teeks, kui kõht oleks täis ja elu laabuks normaalsetes tingimustes. Selleks tehakse inimestele niisugune eelnev majanduslik toimetuleku kriis, mis vajab lahendusi. Kriis ei ole siis jälle mingisugune ikaldus, et neid termineid ei tohi segi ajada. Ikaldus on siis, kui on mingi puudus. Kriis on see olukord, mis vajab kiiret kardinaalset lahendamist ja tekitatakse kriis ja kriisi
abinõud pakutakse välja valitsuse poolt, aga mitte selle kriisi leevendamiseks, vaid tähelepanu kõrvalejuhtimiseks. Sellega tegeletakse siis, seda me nimetame poliittehnoloogiaks. Ja selle aluseks ei ole mitte faktipõhine konsensuslik kokkulepe, et meil on 20 sugu pluss mees ja naine, vaid see on direktiivselt ette manatud ideoloogiline suunitlus. Tõenäoliselt neid teadlasi ei ole ja sellist teadusnõukogu ka ei ole, kes sellist rumalust on välja ütelnud. Aga seda tehakse eksperimendi korras, seal selgitatakse siis välja, milliseid muutusi tuleb sõnastustes teha erinevates piirkondades, eri kultuurides, selleks, et rakendada seda jõuliselt, ühtselt kogu riigis ehk siis Euroopa Liidus, mis koosneb endistest 28 rahvusriigist, aga täna rahvusriikidest me enam rääkida ei saa, räägime ikkagi ühest riigist, mis on Euroopa Liit. Ja on regionaalpiirkonnad, kus veel ei ole keelatud ühe või teise rahvusena enda nimetamine kodukohas. Hiljem on see ka keelatud. Kust ma seda võtan? Vaadake Suurbritanniat, vaadake Londonit ja vaadake kõmri kultuuri ja keelt, mis sellest sai läbi direktiivide keelati see ära. Tänaseks kõmri keele rääkijaid ei ole. 50 aastat tagasi, 55 aastat tagasi neid oli alla 2 miljoni. Öeldi, et see keel ja kultuur sureb niikuinii välja ja see suretati välja trahvidega. Siis kõmri keelt ei tohtinud enam varsti rääkida 70. alguses. Tänaval ei tohtinud avalikes kohtades kasutada ja ei tohtinud oma lastele õpetada emakeelena. Nii juhtub siis nende rahvusriikidega, et see eksperiment on läbi viidud. Brexit on möödas ja ehk siis me ei saa enam neid Euroopa Liidu etalonina sellisel kujul ette võtta, küll aga selle metoodilise mudeli, kuidas see kehtestati. Ja selle koha pealt ma siis olen rääkinud peaaegu kõik ära, mis minul rääkida on praegu. Ja soovin kõigile edu ja ütlen, et arengumaagia on midagi sellist, millega kõik inimesed peaksid liituma ühel või teisel moel just selle pärast, et seal räägitakse asjade tegelikud põhjus, tagajärg, seosed lahti looduslikul, täiesti naturaalsel kujul, aga mitte ei lähtuta mingisugustest direktiividest, ettekirjutustest või teadusuuringutest. Ka neid tuleb sinna juurde, aga kui mina juhtun kohale saama, mul kõik sõltub asjaoludest, siis küllap mina räägin siis nendest põhjalikumalt sealt eraldi lõkkäärsetes vestlustest. Aga see ei ole primaarne. Primaarne on see, et me usume looduse harmooniasse. Loodus on imeline ja me oleme üks väikene osa seal, kes annab oma noodid. Kui me omavahel harmooniliselt tuleme toime selle loodusega, siis see on imeline sümfoonia. Ja ühel ilusal päeval võib-olla, et me isegi mõnede muusikutega kirjutame selle sümfoonia. Mul on idee ja struktuur, meloodia põhi on olemas, aga ei ole veel leidnud sellist head orkestrit, kellega seda teha, kes oleks nõus riskima sellega, et oma hea nime eksperimendiks välja toob. Aga võib-olla me teeme seda just selles samas arengumaagia konverentsil. Mitte keegi ei tea. Kõike võib juhtuda, aga aitäh teile. Aitäh sulle, Mark, aitäh, Mark. Siin kõlas läbi see teema, et Eesti kui katsepolügoon. Ja siin ongi küsimus, et kaugele lõpuks võib jõuda Eesti ühiskond, kui meil niisugune soosegadus nagu toimub, et mis te arvate? Einar, palun. Mina näen seda katsepolügooni ja võib-olla räägiks sulle selle katsepolügooni temaatika rohkem lahti, mida mina siin näen. On vaata selline asi, nagu meil ülikoolides väga palju räägitakse, et me peaksime olema väärtuspõhine ühiskond. Ja siis kogu ühiskond on jaotatud erinevate väärtusnormatiivide või värkide alusel siis ütleme, et erinevate omavahel konfliktis olevate erakondade ja siis erinevate ettevõtete, konkureerivate ettevõtete ja siis erinevate tasandite vahel, erinevate maakondade vahel, kes omakonda konkureerivad
omavahel ja nii edasi. Nii et neid väärtuspolügoone on meil nii üsna mitusi. Ja seda siis ütleme, et evitavad või ütleme, et harivad meid sellel teemal nagu erinevad siis ülikoolid, et väärtuspõhine õpe, eks ole, see on see Sutropi seltskond, kes Tartu Ülikoolis sellega tegeleb ja ka Tallinna Ülikoolis on seesama niinimetatud väärtuspõhise ühiskonna nagu loome, aga vaata, siin on nagu selline asi, et sa võid neid väärtusi ju kehtestada, aga kui sul puudub huvi nende väärtuste rakendamiseks, siis me saamegi ühiskonna, kes ei ole võimeline enda huvisid enam, noh, kuidas öelda siis kehtestama või seda dialoogigi alustama selles, et milline võiks olla meie huvi. Ja see väärtus ja huvide põhine konflikt, see viibki sellise, noh, kuidas seda väärastunud ühiskonna tekkeni, ja see baseerub nagu sellele, et vaata, noh, ta fragmentiseerib nagu need teadmised nii ära, et esinevadki ainult sellise, noh, ajufunktsionaalsusega inimesed, kes suudavad opereerida teadmiste fragmentide tasemel. Aga teadmiste fragmentidest nad enam sellist tervikteadmist kokku panna ei oska ja see võrdubki sisuliselt sellega, et meil tekib selline degradatsioon ühiskonnas, kogu ühiskonna allakäik ja nii edasi. Ja see võõras vaimsus siis muutubki nimetatud omaks sellepärast, et me ei oska seda enda vaimsust enam defineerida. Ja kui võõras muutub omaks, siis me hakkamegi võõrast teenindama ka. Noh, näitena, eks ole, selle sama soorollid näitena, kui aluseks võtta, siis nõukaaeg ju noh, ütleme, et formeeris naisest kui sellist nagu tugevat, vaadake neid 8. märtsi näitena, neid plakatid tulevad meelde, need suruhaamritega tunkedes naisterahvad, eks ole, et see oli, noh, selle ühiskonna võib-olla ideaal või selline, noh, praegu sunnib see praegune ühiskond näitena minema, noh, teistpidi, eks ole, surub meestele kõrge kontsaga kingad jalga ja ütleb, et sa ei ole muidu inimene, kui vaata sa sinna vikerkaare värvilisele paraadile ei lähe. Nii et igal ühel on sellised omaette nagu väärastunud, noh, kuidas öelda, see loobki sellise väärastunud kultuurimudeli süsteemi ja me pärast oleme kõik selle vangis, aga mis kõige hullem, ta hakkab utiliseerima ka sellist nagu ühiskondlikku potentsiaali kogu selle konflikti situatsiooni pealt. Ja võtab meil enda mõistuse ka läbi selle nagu ehk mõistmise olukorrast sellest asjast ära. Ja pärast me ei oskagi enam defineerida, kuna me liigume kogu selles ühiskonna, noh, dialoogi vormis, eks ole, ka sinna teadmiste fragmentide tasemele, kust ei ole ta võimelised enam fragmentiseeritud teadmise enam looma ja selle pealt tervikteadmisi, siis me olemegi seal lõksus kinni. Aga kindlasti on Vanakülal ka siin, et sellele teemale lisada, sellepärast, et ega sa kolm päeva ju sul on ju mingisugune kava ka, kui sul teemaks on näitena see, kuidas alateadvus toimib ja kuidas parasiitsüsteem seda ära kasutab, siis tegelikult, noh, kindlasti sul on parem ettekujutus ka nendest päevakorra teemadest või päevakorra loengutest, mis seal päevakorda tuleksid, sest ma hea meelega näitena selles osas täiendaksin ja kui Mark ka siia tuleks, siis saaks olema päris selline asjalik loeng või kuidas teie arvate sellest asjast? Aitäh! Jaa, see oleks väga äge. Hannes, palun. Jah, nii. Ei, noh, vaata, ega igaüks, kui rahvast tuleb huvi, loomulikult võib ka rääkida oma mõtteid. Aga mis ma tahtsin nagu nende paljude soorollide kohta nagu täpsustavalt öelda, et milleks üldse selline teema on tekkinud ühiskonnas. Vaata, sugu on sugu, see on omaette teema, aga siis on olemas nagu parameeter ehk meeskond ja on olemas selline reegel, et hüved luuakse meeskonnatööna.
noh, meeskond tähendab seda, et selleks, et toimiks mingisugune ühiskond või perekond, siis üks on näiteks ametilt kokk, teine on võib-olla põllumees, kolmas on võib-olla remondimees. Need on parameetrid. Aga vaata, nüüd on ühiskonnas tekkinud selline olukord, kus inimesed on jäänud nõrgaks, nad ei suuda nagu enda jõu pealt neid rolle, ühiskonna rolle teostada. Ja siis on keegi, noh, ma ei tea, kes see on, selline manipulaator, aga ütleme, keegi müstiline tegelane on otsustanud, et paneme nüüd energiat, seksuaalenergiast, viime, ütleme sinna parameetri peale. Ja siis ongi tehtud selline haige moodustis, kus on hästi palju sugusid loodud, mis on tegelikult, ma ei tea, mis asi. Ja siis keegi nüüd üritab seksuaalenergiaga toita meeskonnatöid. Aga ma olen vaadanud, et see nagu eriti hästi ei taha töötada. Noh, ikkagi need on kaks erinevat teemat. Sugu on mõeldud ikkagi üheks teemaks, meeskond on teiseks teemaks. Ja näiteks mina kui nõid ütlen, et kuna see ongi meil praegu see hästi mitmekesine sugude propageerimine näitab seda, et keegi tahab mingit hüvesid, aga inimesed ei ole enam võimelised neid hüvesid looma, kas nad on kurnatud või puudub oskus või. Ja noh, siis tahetaksegi teha sellist kantimismehhanismi. Et ma lisaks nagu selle nüansi juurde. Ma lõpuks. Ja, aitäh. Margo, palun, on sul mõtteid? Mõtteid nii palju. Kõik need, mida siin tänapäeval nii-öelda ära kasutatakse või üldse läbi aegade, mida on ära kasutatud, põhinevad ikkagi alati mingil suuremal liikumisel, mis toimub nii kui nii, ilma et keegi teine sinna näpugi külge paneks. Sama on nende sugude ja kogu selle teemaga. Mina enda meelest oskan tuua sellist paralleeli. Oli kunagi Egiptuses ja ka varasemalt on olnud. Egiptuses oli niisugune kool nagu Horuse parema silma kool, kus siis õpetati, kuidas ma ütlen, siis naispoole tehnoloogiaid iseendast arusaamiseks, kõikvõimalikke nägemisi ja kogemisi, mida ei panda kunagi kirja. Et see, mida me praegu koolides õpime, see on puhtalt parema meespoole maailma nägemine, millest tuleb ka selline arusaamatus siis tervikust. Ja seal oli üks osa sellest, minu meelest 64 erinevat viisi, kuidas vaadelda seda seksuaalsust siis selles elus nii-öelda. Ja see põhineb algsel 8 rakul, mis inimesel peale pooldumist jäävad samasse suurusesse, mis on isegi nii suured, et lausa silmaga nähtavad, jäävad inimese keskmesse. Ja iga see rakk kannab siis mingisuguseid, kuidas ma ütlen, see on inimese kõige enam kasutatavaid soorolle siis. Ja sealt õpiti tundma edasi ka elu, kui sa vaatad nii-öelda väikse tüdrukuna, poisina, mehena, naisena, siis mees vaatab meest, naine naist, nii edasi, et see suhe maailma, kuidas sa neid asju näed, sõltub sellest, keda sa vaatled ja kellena sa vaatled. See on nagu kaks erinevat poolust. Ja see iseenesest on inimese tundma õppimisel äärmiselt oluline. Esiteks sa pead mõistma, kus kohas sa oled, kus sa küsimuse esitad. Ja teiseks pead sa aru saama, kellele sa selle esitad. Ja selleks on vaja kõigepealt enda sisemuses tundma õppida iseenda erinevaid poolusi siis nii-öelda. See muidugi ei ole tänapäeva selle praktikaga kuidagi seotud, et ma lõikan ennast ümber ja hakkan kellekski. Et see on, kuidas ma ütlen, sisemine vaimne lähenemine.
osata esitada küsimusi, osata panna ennast teise rolli. Praktikas, ma ei mäleta seda naise nime, kes tegi niisuguse katse, tegi ennast meheks. Temal oli siis eesmärk tõestada, et meeste elu on jube lihtne, naistel on väga raske. Tegemist oli siis ühe väga tuntud feministiga ja elas aasta natukene peale mehena. Tegi oma hääle madalamaks, treenis ennast selleks ja nii edasi. Ja tegi kõike seda, mis siis mehed teevad meeste seltskonnas. Ja lõppes sellega, et ühesõnaga ta ei suutnud nagu seda asja päris lõpuni viiagi, kuna ta vaimselt kukkus kokku lihtsalt. Ja natukene aega pärast seda ta sooritaski enesetapu. Ja tema järeldus oli lihtne, et naised mõtlevad elu nagu väga, väga ilusaks, aga tegelikkuselt meeste rolli ennast panna, et kujutada ette, milline raskus on su õlul, et ükski naine ei suuda seda kanda, et igalühel peab olema oma roll, igalühel on oma tugevus ja see tugevus tuleb välja sellena, kes ta on. Et siit lihtne moraal, et ega samamoodi ei ole ühelgi mehel lihtsam elada naisena. Aga selleks, et teda mõista, siis tuleb õppida ennast asetama tema vaatepunkti nii-öelda tema kehasse. Ja selleks on vajalik viia ennast tagasi sinna, kus sa lapsena vaatasid ema, vaatasid isa, tuletad meelde iseenda läbi elatud katsumused. Ja sealt loogiliselt saad sa neid asju üle kanda ka teise inimese vaatepunkti, ütleme siis, kellega sa koos elad, partner või on see mõni töökaaslane. Tema mõistmiseks on need tegelikult äärmiselt vajalikud lähtepunktid. Ja seda siis kasutatakse meil väga osavalt ära, kuna sisemine liikumine ja vajadus ärgata on kõikidel meil sees olemas. Lihtsalt sellele poogitakse kunstlikud suunad külge ja inimesed siis niimoodi üldiselt lähevad selle sisetunde ajel, aga vale pildi peale. Et iseenesest üsna lihtne, seda on vaja nagu endale teadvustada ja saad need võõrad ideed endast välja, sealt tulevad ka need võõrad maagiad ja muud siuksed rituaalid, mida meil vaja ei ole. Kõik, mida meil vaja on meie enda sees ja kaasas olemas. Aitäh, Margo. Mark, mida sina arvad, kuhu me jõuame ühiskonnaga lõpuks? Sa küll ütlesid selle välja, et me sureme välja, aga kui me välja ei sure, et kuhu me jõuame? Tegelikult me ei sure välja midagi. Me saame nüüd panna piiri peale tänu sellele, et on kõigepealt suurimad tänud Kungla rahvale üleüldse, et te olemas olete. Ja on praegu siis selline väikene ärkamisaeg, mida Kungla rahvas on sütitanud. Ja mul on täiesti tekkinud lootus, et me ei sure välja midagi, sest me suudame omavahel kokku hoida ja kõike seda ilusat, mis on alles jäänud, edasi arendada ja iseenda lastele ja järglastele edasi kanda. Ma ei ole üldse pessimist. Ma ei ole näinud elus ühtegi kehva situatsiooni, kus kohast ei ole võimalik positiivse lahendusega välja tulla. Alati on need olemas, aga nüüd Margo jutust on niisugune põnev on see, et tegelikult isiksuse psühholoogias analüüs näitab seda või õpetabki seda, et kui sa kedagi hindad või kellegi suhtes annad hinnanguid, siis tegelikult on oluline, et kelleks sa iseennast sellel hetkel pead just see, kellena sa annad hinnangut. Et see on nagu ääretult tähtis asi, et üks ja sama inimene võib ennast kujutleda või enesemääratluses kujutleda ennast millekski muuks ja hinnata ümbrust. Tavaliselt need hinnangud tulevadki siis negatiivsed. Sellepärast, et eneseanalüüsi ja enesehindamise pool põhineb pooltõdedel, millesse inimene ise ka ei usu. Ja siis ta hakkab kergesti näpuga näitama teistele ja leidma niisuguse lootusetud olukordi. Mina ei näe siin lootusetud mitte midagi. Ja me jõuame sinnani, et me oleme saanud väga hea
positsiooni selleks, et me iseennast koolitaksime ja kogu rahvast koolitaks. Ja kui me sellest negatiivsest situatsioonist praegu ei oska positiivselt õppust võtta, ainult sellisel juhul ootab meid väljasuremine, aga ma usun, et negatiivseid positsioone ühiskonnad tekitavad mitte inimeste tahtel, vaid see on looduslik protsess, sinusoidne areng ja selle arengu madalseisud kutsuvadki esile uue lähte stardipositsiooni just positiivseks arenguks, sellepärast et ükskõik, kuidas me ennast inimestena hindame, keskkond kogu aeg meie ümber muutub ja meie peame valmistuma selleks, et meie lapsed oleks geneetiliselt, bioloogiliselt kohastunud muutuva keskkonnaga, keda me hallipäised vanuritena enam ise ei suuda sedavõrd kohastuda, et kõike uut ja muutuvat omaks võtta, aga lastele peame selle keskkonna looma. Ja nii oleme me lakmuspaber. Nüüd Einari jutust mulle meeldis ilus niisugune jälle paralleel vanast ajast. Omal ajal siis aastal 2001 kuni 2003 ma õpetasin Brüsselis ja Malagas niisugust kvaliteedijuhtide koolitust oli tellitud ja ma andsin seda mitme aasta jooksul päris tihti ja mul oli siis selline meetod, on SMG meetod või siis süsteem management goal süsteem, mis on eesmärgipärastatud ja et kuidas moodi siis selline mittekategooriline info moodustab infopilve ja kui sellele antakse teatud kategooria, siis tekib sellest teave ja eriteave, aga selleks peabki olema siis tagasiside ehk siis nõuded praktiliseks funktsioonideks ühel või teisel kujul ja informatsioon selleks, et need praktilised mittekategoorilised infokillud pilveks koguda ja süstematiseerida metoodiliselt kategooriliseks teabeks ja nüüd juba siis edasi ka eriteabeks, rakenduslikuks teabeks. See ongi nüüd niisugune protsess, mis teeb minust ka optimisti. Et ma näen, et kui ei ole eesmärgid realistlikult püstitatud, siis sellisel juhul olemasolevaid positiivseid vahendeid on peaaegu võimatu leida, sellepärast et neil puudub kategooria ja mittekategooriliste vahendite segadus on ainult infomüra või võimaluste müra ja tekitab inimestes veelgi suuremat segadust ja paanikat. Aga just nimelt see, mida Margo ennem ütles, see isiksuse psühholoogia valdkond, vaata iseendasse objektiivselt, loo enda objektiivne reaalsus, siis oskad ka objektiivselt teisi näha. Ja kui sa selles kompotis oskad nagu orienteeruda järjest paremini, siis sellisel juhul sa ei näe mitte ühtegi kriitilist tagasilööki ühiskonnas, mis võiks püsivaid kehvasid tagajärgi esile kutsuda. Need on hetkevaatluste andmed on ainult need, mis panevad inimesi niisuguse kriitiliselt vaatama, aga neid ongi just sellepärast vaja. Nendest me õpime. Ja ma ei näe, et ühiskond laguneks. Vastupidi, tänu sellele, et me oleme omavahel suhtlemisel nii tugevad ja me suudame vältida vastandumist ja teha ühistegevust ühisplatvormil. Tänu sellele me leiame alati selle positiivse võtme, et enda järglastele anda positiivne elukeskkond. Ja ise peame sellega rahul olema, et meie privileegiks on olnud saada see koolitus oma nahal. Ja me teame, mida me siis edasi räägime oma järglastele. Väga positiivne, ei ole siin mitte midagi hullu. Näpuga näidata ei ole kellegi peale. Kõik tuleb võtta kui üks bioloogiline koosmõjude ahel, kus kohas me lihtsalt kategoriseerime ära selle, mis meile ja meie lastele on vajalik ja me lähme rõõmsalt edasi. See, kui hakatakse mõtlema, et ühiskond läheb hukka, sellepärast et riigikord ja riigivalitsus muutub, see ei ole hukkamineks, see on normaalne. Läbi aegade on olnud kogu aeg ühiskondliku korralduse vahetused ja need ei ole lõppenud
enamasti katastroofiga, kui ei ole võõrjõud tulnud ja tekitanud teadlikult katastroofi, aga siis on ka katastroofi tekitamisel mingisugused muud eesmärgid, maavarad või mis iganes. Noh, vaatame praegust Ukrainat, ma ei hakka seda kommenteerima. Ei ole ma mingisugune tugev inimene poliitikas, aga mina näen protsessi just niimoodi. Aitäh! aitäh, aga saade hakkab nüüd siia lõpupoole jõudma, et on veel kellelgi selle teema kohta midagi öelda? Einar, palun. Ja on ikka öelda, et kui Hannes Vanaküla rääkis siin et hüved luuakse meeskonnatööna, siis erinevad teised koolkonnad ju Eestis, eks ole, haridustehnoloogia koolkond ja nii edasi, nemad räägivad küll sellistest, noh, kuidas öelda siis, noh, näitena, no toome Jaan Leetsaar, eks ole, tema on ju ka täpselt samamoodi jõudnud selle sama asjani, mis maagid, eks ole, oma siis teemakäsitlustes, et hüved luuakse meeskonnatööna, et siin on suisa looduslik geneetilistel alustel sellised asjad välja toodud, eks ole. Noh, Ülo Vooglaid on ka seda teemat ju käsitlenud, eks ole. Siis Jakob Saksa materjalid on ka täpselt samasugused asjad, et käsitlevad sellist terviksüsteemsist analüüsi ja muidugi ei saa mainimata jääda siin ka Hannes Vanaküla antud teemalist teost, eks ole. Et nende alusmaatriksitega ongi niiviisi, et nad on küllaltki sarnased. Ja mis siit veel välja tuli, on see, et Hannes Vanaküla tõigi välja selle, et ei suudeta enda energia pealt enam neid arenguid teostada. Kes siin olid need Vene Teaduste Akadeemiad, nemad käsitlevadki juba sellist nagu arenguprotsessi, kus nad sisuliselt tegelevadki kosmilise välja inimese juba formeerimisega. Ehk see, kui meil, vaata Nõukogude aeg omal ajal ju tegeles Nõukogude inimese, noh, kasvatamisega, siis praegune süsteem, no ütleme, et osad ütlevad, et ta tegeleb nagu sellise inimese kasvatamisega nagu homo consumer ehk tarbiva inimese kasvatamisega. Aga meil tuleks jõuda nagu sinna, teised ütlevad jälle seda, et mitte selle tarbivaga isegi, aga lagastava ehk homo satanicus on see, et keda me siis kasvatame ja tema tarbib nii palju, kui jaksab ja see, mida ta ei jaksa ära tarbiba, siis lagastab ära, et vot sellist tüüpi inimesed, aga see on selles psüühikatüüpides ka nähtavasti kinni, et millisele psüühikatüübile omast ühiskonnamudelit me üldse nagu kasvatada tahame siis või millist kultuurimudelit me luua tagame. Ja vot seal Vanaküla konverentsil me saamegi neid asju ilusti rääkima hakata ja me tegime juba siin selle Kungla rahva suvapäevadel tegime juba algust selliste teemade aruteluga ja osad nendest loengutest läksid isegi ilusti linti ja meil oleks hea meel, kui me saaksime sedasama dialoogiringi nüüd laiendada. Samas, kui me ütleme, et mis veel, noh, ütleme, et võiks välja tuua, et kui meil see seksuaalenergiale baseeruvat arengut, et areng vajab ikka ju energiat, eks ole. Et kui me sellest seksuaalenergiast nagu lahti ütleme, et mis on alternatiivid siis, eks ole. Surmahirm ja sugutung on, või see nälg on ka veel, vot, eks ole. Et kui me nende sellest nagu seksuaalenergia tasandist, et kui me sellega ei oska tegeleda või loome energiasse seda suunata, siis me ju näeme praeguses ühiskonnas täpselt seda sama, et see baseerubki nagu sellel surmahirmu levitamisel ja sellel baseeruva siis, noh, sellest saab suisa ühiskonna mootor või selline nagu arenguperspektiivi mootor ehk see kütus, mida kogu aeg sinna mootorisse sisse valatakse. Ja kas me üldse tahame sellises ühiskonnas siis elada või millise elukvaliteedi see üldse inimestele tagab ja millised on selle tagajärjed, kui vaadata ju seda, et noh, palju meil siis peale seda haridussüsteemi näitena inimesi
noh, veel mõtlemisvõimelised on või ütleme, et kes oleksid võimelised nagu sõjaväkke minema, siis eriti palju neid ju ei ole, et see piirdub kuskil 25%-ga, nii et sisuliselt sellest niinimetatud algetapi nagu läbimisest, milleks on kooliharidus, kui need inimesed sealt nüüd sellest niinimetatud haridussüsteemist välja tulevad, siis nad on sisuliselt invaliidid peale seda. Ja kui see seksuaalenergia ka veel sealt tagant ära võtta, et noh, kus siis läheb piir selle loomastunud inimese ja siis selle inimeseks olemise vahel, et ma tahaks ikkagi nagu mõistuspärases ühiskonnas elada või kuidas teile tundub, et just vot täpselt selline kommentaar siin. ja just väga hea, et sa seda mainisid, mulle tuli kohe meelde Elvis Braueri öeldu minu saates, et kus ta tsiteeris ka George Orwelli 1984, et inimene ärkab üles, keerab raadio lahti ja siis ainult seda kuuleb, et milline sõda algas ja keda toetama peab rahaliselt, et see ongi nagu niimoodi nagu mootor või kütus, et hirm, hirm, hirm ja ainult muudkui tao ja tao ja tao. et jah, selge, on veel kellelgi midagi selle kohta öelda või Hannes? Hannes, jah, ma võib-olla tahaks nagu lõpetuseks öelda, et vaata, areng on üks väga huvitav asi. Me oleme ära unustanud, et me elame siin nagu looduses või teatud keskkonnas ja siin on üks väga huvitav reegel. Kes ei arene, läheb supiks. Muideks see on Vigala Sassi lause. Ja vaata, kuna meil on lihtsalt tekkinud selline tarbiv ühiskond, siis selle käigus inimesed on nagu loobunud sisemiselt paremaks muutumisest ehk arengust. Ja noh, selge on see, et eks areng on hästi individuaalne ja selge on see, et need, kes ei arene, need surevad välja, need, kes arenevad, nendel läheb elu paremaks ja vaata, siin on meil igal ühel nagu oma valik. Kas me istume oma mugavuses, ootame, millal meile tehakse kõik ette taha ära või me hakkame pingutama, loome mingeid hüvesid, unustame ära, et mingi kasu või asi me lihtsalt loome ja juba see, et me midagi teeme ilma ka kasu saamata, teeb meid tugevamaks, muudab meid paremaks. Ja ühel hetkel me avastame, et me oleme nagu jõudnud mitte tavakodanikust ka juhtkodanikuks. Muideks praegu on kõige suurem defitsiit on tegelikult reaalselt juhtidest. Sest jah, tõesti, ametisse pannakse palju inimesi juhi positsiooni, aga nad ei ole sisult juhid ja nad keeravadki asjad natuke nihu. Ja võt see ongi point, et selge on see, et loodus hakkab mingit energiat taga kinni keerama selleks, et inimesed hakkaksid oma jõudu kasutama. Ja ma ütlen lõpetuseks, meie saatus on meie enda teha. Just täpselt. Sellega ma oleks täitsa nõus, et vaata, et meid sunnitaksegi elama mingisuguses pseudoühiskonnas, eks ole, ja mida me ise ei oska ka defineerida. Me elame nagu sundsituatsioonis, valikusituatsiooni me üldse ei jõuagi ja see lõppkokkuvõttes tapabki kogu selle ühiskondliku dialoogi ja arenguvõime tegelikult ära. Ja küsimus ongi selles, et kuidas sellest asjast nagu välja tulla, et me hakkaksime ise loojateks. Just. Mina näen ka seda, et see kogu see ühiskond on nagu meelega nagu surutakse niimoodi, et nad muutuks niisuguseks lammasmassiks, keda oleks siis hea pügada ja vajadusel šašlõkiks teha. Et siin Mark Valgma tegi väga ägeda video. Et jah, selge, paneme selle ägeda saate seekord siis purki. Eesti.com ootab sisuloojaid, kontakt@eesti.com. MTÜ Konservatiivne Eesti ootab toetuskõnesid telefonil 9999. Kõne hinnaks 10 eurot võitluseks e-valimiste vastu.
Veebiraadio tegevust saab toetada rahalise panusega Konservatiivne Mõtiskaja OÜ kontole EE 927700771006835650 selgitusega annetus. Aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite. Järgmine kord oleme taas teiega ja siis juba uute teemadega. Vanemad saated, uued treilerid on kuulatavad ja vaadatavad Spotify's ning YouTube'is Eesti.com ja Estonia First kanalites. Kindlasti külastage ka meie Patreoni fännilehte patreon.com/veebiraadio või blurbay.com/Maarja Maripuu. Aitäh kõigile toetajatele, kes mõistavad meie töö tähtsust ja olete endiselt meiega. Kõike head ja nägemist! Kuulasite Veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com.